Kuna nädalavahetusel on tulemas hamburi täiskuu, siis vaatame, milliseid muutusi see sinule kaasa toob. Ma olen juba nädal aega tundnud, et muutused on õhus, võib öelda, et need muutused on toimunud, aga see nädalavahetus toob tõe päevavalgele. Mis teemadega seoses see tuleb? Tegemist on üldise kaardi ladumisega, kõik ei pea siit sõnumeid saama, aga kui sa lood mõttes sideme nende kivikestega, siis võib-olla on siin sõnum sinu jaoks. Grupp number 1 on tiigrisilma käevõru. Grupp number 2 larimar. Ja grupp number 3 on merevaik. Nii, pane pausile, kui sa tahad kauem valida, aga teema, mis tiigrisilma grupile tuleb, on siis järgmine. Et kuna mulle anti märku, et meeldib, kui ma pigem otse segan ja kaarte võtan, siis ma seekord nii teengi. Nii, tõekaart tuli välja. Mingisugune reis ja romantiline romaan. Nii, see tõde, mis välja tuleb ja muutused on seotud siis romantilises plaanis ja mingisuguse väiksema või suurema väljasõiduga seoses. Ja see tõde, vaatame, mis siit tuleb, on siis romantilises plaanis seotud järgmise sõnumiga. Teod räägivad rohkem kui sõnad. Võib-olla keegi teeb sinu jaoks midagi olulist, tähendusrikast. Võib-olla see reis on see tegu, kuhu te koos lähete. Kartmata armastus, julge hüpe tundmatusse. Midagi vapustavat igatahes sel nädalal ette võtate. Nii, ja ka kuuloogia kaartidega võtame siis ühe sõnumi. Ja selleks on siis pööra tähelepanu suhtlemisele. Kuu loomine kaksikutes. See on selles mõttes nüüd eriti päevakohane, et praegu on kaksikute hooaeg ja täiskuu järel tuleb siis kuu loomine. Nii et tundub, et see reis on täis suhtlemisi ja mõnigi tõde tuleb päevavalgele. Igal juhul mulle tundub, et sul on midagi ilusat oodata. Nii, lähme edasi. Grupp number 2 valis larimari. Larimari teemad. Vau! Näete ise, abielusõrmused, aga ka eluteater. Eluteater. Kas on teestlus või mäng? Võitlus. Tundub, et siin on mingisuguse abielu teemaga, liidu teemaga sisemine heitlus. Eluteater viitab sellele, et teatrilaval esinedes me ei tea, mis kulisside taga toimub. Kõik ei ole nii, nagu paistab. Aga liidukaart üldiselt tähendab õnnelikku lõppu ja on siis suhte edasiarengu kaart. Igatahes mingid siseheitlused on olemas, aga mis siis on otseselt siin armastuses muutumas? Palun üks kaart. Nii, kestev armastus, see on sinu tõeline armastus. Sa oled oma tõelise armastuse leidnud. Võib-olla oled temaga isegi abielus või on abielu tulemas.
igal juhul kuuloogia kaardid toovad siia juurde lisasõnumi. Hüppas tagurpidi. Vau, täis kui hamburis. No täpselt see kaart, mis on selle nädalavahetuse teema. Näe ka teisi vaatenurki. Ja tuli ka teine kaart, enesekindlus toob sulle edu, kuu loomine lõvis. Need tundub, et need olulised pöördelised sündmused jõuavad harmoonilise liiduni ja unistuste täitumiseni selle suve jooksul. Nii, edasi. Merevaik. Kes valis Merevaigu grupi? Grupp number 3. Nii, palun siis, mis teemad? Teemad on siiski üsna varjul. Aga siin on tegemist manifesteerijaga, kes mõttejõul mingisuguse seisva olukorra lõpetab ja hüppas välja kiri. Oota mingisugust teadet, kirja, sõnumit, SMS-i, e-kirja, päriskirja, telefonikõnet. Inimene, kellele sa oled mõelnud ja kes justkui kaitsekilbi oma tegemiste ette on pannud, väga endast ei avalda. Sellele vaikusele tuleb lõpp. Nii, ja romantika-ingli kaartidest. No hüppas välja, võtame need, kui nii, siis nii. Ai, kaksikhingede leekide kaart. Süda, keha, meel, hing. Siin on tegemist kaksikleekidega. Ja otsene sõnum, oota kõne või kirja inimeselt, kes on huvitatud. Väljakutse ja ühendus. No mis saaks ühe kaksikleegi teema puhul olla ilusam sõnum, et see tõde, mis välja tuleb, on vaikuse lõpp ja uuesti nii-öelda ühenduse saamine. Võtame teile siis ka kuuloogia kaardi. Ma loodan väga, et see sõnum rõõmustab sind. Te saate nii-öelda oma rääkimata sõnad südamelt avada. Ja uus algus on tulemas kuu loomisega seoses. Aitäh sulle ja ma loodan, et need olid head sõnumid.